Tere tulemast! Te kuulate Andmekaitse Inspektsiooni podcasti Andmehääling. Siin arutame põnevate külaliste ja asjatundjatega andmekaitsest ja tõstatame küsimusi, millele olete ehk ammu vastust oodanud. Tänast saadet rahastab projekt privaatsuse ja andmekaitse teadlikkuse edendamine Eestis. Mõnusat kuulamist! Tere jälle! Tänases osas räägime õigustatud huvist, mis on üks isikuandmete töötlemise õiguslikest alustest. Millal siis ettevõte saab seda õigustatud huvi kasutada, milliseid samme tuleb enne selle rakendamist kindlasti teha ja mida siis selline huvide tasakaalustamine üldse tähendab. Tänasteks saatekülalisteks on minu kolleegid Andmekaitse Inspektsioonist, Jaana Sahk-Labi, kes on Euroopa koostöö ja õiguse valdkonna juht ning Ekaterina Aader, kes on menetlusvaldkonna tiimijuht. Tere teile! Tere Keili! Tere Keili! Ja põhjus, miks me täiesti eraldi saatena räägime õigustatud huvist, on ilmselt tegelikult üsna lihtne, et isikuandmete kaitse üldmääruses on küll ka teisi õiguslikke aluseid, aga see on ilmselt üks selline õiguslik alus isikuandmete töötamiseks, mida küll tahetakse hästi palju kasutada, aga mis ilmselt tekitab ka päris palju segadust ja seda ilmselt väga tihti kasutatakse ka valesti. Et alustaski siis kohe sellest, et mis see õigustatud huvi on ja kuidas see õiguslik alus siis erineb nendest teistest õiguslikest alustest. Et me teame, et on võimalik nõusoleku alusel mõnikord isikuandmeid töödelda või kui on mingi leping, aga kuidas see siis erineb? Jah, andmetöötluse õiguslikud alused nagu nõusolek, leping ja õigustatud huvi võivad eksisteerida küll kõrvuti, aga neid tõepoolest vaja eristada. Ja ma nimetaksin primaarseks eristamise kriteeriumiks andmesubjekti enda selget otsest tegevust. Et kui nõusolek, leping või lepingu eelist läbirääkimised eeldavad inimese enda tahet või algatust, näiteks nõusolek kampaania pakkumiste saamiseks, otse ostupakkumiste küsimine, CV esitamine tööle kandideerimiseks ja nii edasi, et siis õigustatud huvi on alati andmetöötleja enda initsiatiiv, kas enda või kolmanda isiku kasuks. Ja kõige lihtsam näide võib olla töösuhetest. Kui potentsiaalne tööandja töötleb tööle kandideerimiseks CV-s esitatud isiku kontaktandmeid töövestlusele kutsuda, siis see oleks lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete kasutusele võtmise alus ehk siis lepingu eelist läbirääkimised. Ja kui värbamisprotsessi tööle kandideerija kohta tehakse taustakontrolli, siis seda ei saa pidada isiku enda taotluselt tehtud vajalikuks toiminguks ja kõne alla võiks tulla õigustatud huvi. Ja peale töölepingu sõlmimist näiteks tööandja peaks töötlema arveldusarve numbrid selleks, et töötasu maksta, see on siis lepingu alus. Ja kui töösuhe lõpeb ja otsa saab ka tööleping, siis langeb ära ka lepinguline alus ja edasine siis tööandja poolne andmetöötlus nõuab mingit muud alust. Ja kui näiteks vaja isiku nimelise e-posti aadressi avatuna hoida, siis võibki kõne alla tulla õigustatud huvi, aga siis ainult põhjendatud juhtumitel. Ja näiteks, mis puudutab töösuhet, siis õigustatud huvi peale töösuhte lõppu võibki tekkida siis, kui vaja koostada õigusnõuet. Ilmselt see õigustatud huvi on ka selles mõttes kuidagi teistsugune erilisem, et seda ei ole ju mitte kuskil sõnaselgelt defineeritud, et mis on, et kui näiteks lepingu puhul tihti ongi seaduses on kirjas, töölepingu seaduses ongi näiteks kirjas, mida tööleping sisaldama peab või me saame aru, et milline see nõusolek olema peab, siis isikuandmete kaitse üldmäärus, ta räägib küll õigustatud huvist, aga ega ta täpsemalt ei ütle, mis õigustatud huvi olla võib ja ilmselt seetõttu see nii keeruline ongi. Aga võib-olla küsiks ka siis kohe seda, et kas sellele õigustatud huvile tuginemine on ka kuidagi justkui lihtsam. Selles mõttes, et kuidagi ütlengi, et mul on selline äriline huvi, soovin midagi teha. Kas sellest piisab? Kas see siis on okei?
praktikas ei tule tihtipeale andmetöötleja lihtsalt selle peale, et õigustatud huvi põhjendamiseks vaja analüüsi läbi viia. Ja kui jõutakse selle vajaduseni, siis arvatakse, et see on ületamatu protsess ja enda huvide kaalukust on üliraske põhjendada. Õigustatud huvi hindamine vajab tõepoolest nagu sügavamat analüüsi ja kuid kes siis veel, kui mitte oma vajadustest lähtudes andmetöötleja ise, kes ehitab andmetöötlust üles, mõistab kõige paremini oma vajadusi ja suudab vastastikust usaldust ka tekitada. Loomulikult, et lihtsalt huvide olemasolust mingite isikuandmete töötlemise vastu kirjeldamisest ei piisa ja andmetöötlejal asubki kohustus kaalukausile panna enda huvid ühelt poolt ja andmesubjekti põhiõigused, vabadused või huvid teiselt poolt ning need vastanduvad huvid läbipaistvat ja motiveeritult kaaluda. Ehk nagu näeme, et see on ikkagi mõtestamise protsess, kus ettevõte paneb korraks end andmesubjekti kingadesse ja alles selle tasakaalustamise tulemus määrabki kindlaks, kas töötlemine on lubatud õigustatud huvi alusel. Kohe varsti läheks ka selle täpsema võib-olla selle 3-astmelise hindamise juurde, aga räägiks natukene ka nendest olukordadest juba ennetavalt ära, et millal õigustatud huvile siiski tugineda ei saa, et pole mõtet seda analüüsi nii-öelda läbi hakata üldse viimagi. No esiteks ei saa tugineda õigustatud huvile eelkõige avalik sektor, kes täidab oma ülesandeid just selle vaatega, et avalik ülesanne või juriidiline kohustus avalikule asutusele tulenebki seadusest. Ja kui samas ei välistaks, et ka avalikus sektoris asutus ei saaks tugineda üldse õigustatud huvile, aga seda on võimalik teha ainult siis, kui mingi kohustus või mingi huvi ei seondu põhitegevusega ehk ülesandega, mis tulenebki seadusest. Näitena võib tuua ongi nii nagu tavapäraselt hoone infovara turvamine või hoone majandamine, aga tahaks ikkagi toonitada, et avaliku sektori asutused peaksid üldjuhul töötlema andmeid oma ülesande täitmisel üksnes siis, kui neil on asjakohane seadusjärgne õigus selleks antud. Ja et võib-olla siin juures tasuks ka natukene üle käia see õiguslike aluste teema laiemalt, et nagu Euroopa Kohus on korduvalt öelnud, siis kõik andmetöötluse alused on tegelikult ammendavalt kirjas ICÜM artiklis 6. Nüüd artikkel 9 räägib meile, eks ole, eriliigiliste andmete töötlemisest ja tegelikult ju artikkel 9 algab nii, et ta keelab igasuguse eriliigiliste andmete töötlemise ära. Ja seejärel läheb see artikkel edasi, öeldes meile, et teatud juhtudel, teatud välistuste puhul on siiski see töötlemine võimalik. Ehk siis printsiibis peaks näiteks eriliigiliste andmete puhul olemas nii välistus artiklist 9, kui ka siis ikkagi õiguslik alus artiklist 6, selleks, et andmeid saaks töödelda. Ja eriliigiliste andmete puhul siis me enamasti ongi siis, et mõistetakse terviseandmeid või mis iganes sellist usulist ja mingi usulist kuuluvust või mingid filosoofilised vaated või mis iganes, et või ka siis inimese mingi rassiline päritolu, et kõik selline nii-öelda mingi tundlik teave lihtsalt väikse täpsustusena. Jah, toetaks just Jaana mõtted, et just nagu Keili mainis, et terviseandmed ongi eriliiki isikuandmed ja üldjuhul on nende töötlemine keelatud ja artikkel 9 annabki erandina õiguse sellised andmed töödelda juhul, kui see on vajalik rahvatervise valdkonna avalikes huvides, tuginedes riigisisese seadusele, ehk teisisõnu ei tohiks näiteks terviseandmeid töödelda õigustatud huvi alusel. Ja ka tegelikult meie tervishoiusektor ju ikkagi tegutsebki üldiselt väga täpselt reguleeritud seaduste alusel, et seal õigustatud huvile ei tugineta. AKI on ise ka rõhutanud selle huvi osas, et
et õigustatud huvile saab siis tugineda ainult seaduslike, täpselt sõnastatud ja olemasolevate reaalsete huvide puhul. Ja ilmselt praktikas ettevõtetel võib siis tekkida küsimus, et no mis huvid need on? Millal võib jaatada, et ilmselt ettevõtte huvi on selline seaduslik ja reaalne, mitte mingi hüpoteetiline? No tüüpilisemad näited, mis tulevad nüüd praktikast, need on varakaitse, turvalisuse tagamine, kui me räägime näiteks kaamerate kasutamisest, õiguslike nõuete täitmise tagamine, näiteks võlanõude sissenõudmiseks, andmetöötlus, pettuste takistamine, sõna- ja teabevabadust, näiteks meediast rääkides, ja krediidivõimelisuse hindamine ka on õiguspärane, õigustatud huvi. Kõne alla võiks tulla ka personaalpakkumiste koostamine teatud juhtudel, kui see proportsionaalsuse test on läbitud, ja miks mitte mainida kandideerija osas ka majandusliku tausta kontroll. Ma võib-olla siin näitena käsitleks veel alaealistega seonduvat andmetöötlust, et miks? Võib-olla sellepärast, et alaealiste kaitse ja alaealiste andmete töötlemise mõtestamine läbi KÜM-i on tegelikult hetkel Euroopas laiemalt selline väga aktuaalne teema. Ja ühe näitena võib ju tuua selle, et andmetöötleja huvi võib olla seal, kus näiteks ta soovib tuvastada, kui vana on konkreetne inimene, et siis takistada alaealisele juurdepääsu talle mittesobilikule sisule, mis võib teda kahjustada. Ja siin võib olla olemas õigusliku alusena õigustatud huvi, küll aga alaealiste puhul tahaks rõhutada, et on hästi oluline, et IKÜM annab neile erilise kaitse, mis tähendab seda, et nende andmeid õigustatud huvi alusel saab töödelda vaid eeldusel, et andmetöötleja huvid ühtivad alaealise huviga, et siin ei saa olla seda, et on vastandlikud huvid ja siis me hakkame kaaluma, et kelle huvid siis üles kaaluvad, kelle huvid. Ja võib-olla sukse vastupidise näitena me juba oleme ka siin rääkinud näiteks kaameratest ja töösuhetest, saab tuua jälle selle olukorra, kus ka mis nagu ka selline nii-öelda seaduslik huvi võib olla, on see, et ju ka töölepingu seaduses on näiteks sätestatud, et tööandja ei tohi töökohustuste täitmist sellisel viisil kontrollida, mis ikkagi nagu liialt riivab inimese eraelu, ehk siis tegelikult see on ka üks asi, mida peab arvestama, et kui ma seda õigustatud huvi analüüsi näiteks läbi viin, et siis kas ma nüüd juba ka selle sättega tegelikult vastuollu lähen, et see ei ole ju seaduslik, kui ma ei tea, kaamerad paigaldaan tervele tööstusalale, et ikkagi peaks jälle mõtlema, et mis see minimaalne eesmärgipärane on. Aga vahepeal võib praktikas tekkida ka ikkagi neid küsimusi, et see analüüs, et mis vormis see siis olema peab, et näiteks minu käest koolitustel on ka seda ikkagi küsitud, et ma räägin, et peab sellise tasakaalustamise läbi viima ja siis küsitakse, et oota, kas ma pean selle kirja panema kõik või teen selle oma peas läbi selle analüüsi, et siis võib-olla räägime sellest ka veel konkreetselt üle, mis vormis see õigustatud huvi selline analüüs või tasakaalustamine olema peaks. Jah, tuleks rõhutada, et tegelikult õigustatud huvi analüüs ei ole mingi oma peas lahti mõtestamine, aga ikkagi peaks kirjalikus vormis olema kontrollitav, jälgitav, kuidas tulemuseni jõuti ja muidugi ta võib olla ka osa andmekaitse tingimustest, ei peaks eraldi vormistama. Aga me juba natuke nendest etappidest rääkisime, et läheks siis nüüd täpsemaks, et mis on need sellised kindlad etapid, need 3 etappi, mis tegelikult seal analüüsis siis kajastada tuleks, et ma saaksin tõesti siis sellisele usutavale tulemusele jõuda. Nii, selleks, et õigustatud huvile saaks tugineda, peavadki korraga olema täidetud kõik 3 tingimust. Vastutaval töötlejal või kolmandal isikul on andmetöötluseks õigustatud huvi, ehk siis tulebki määratleda kõik need huvid ja need kindlaks tegema. Siis teiseks kindlaks tegema nüüd andmesubjekti huvid ja läbima mõõdukuse testi ja need kaaluma, et tulemusena peakski saama ülekaalukust, siis on see andmetöötlus lubatud, kui
andmesubjekti huvid kaaluvad ikkagi üles, siis andmetöötlus ei ole lubatud. Ehk siis ongi nii, et kõigepealt peakski ettevõtja tegema endale selgeks, mis on tema huvid, arvestame andmesubjekti huvidega ja paneme need kaalukausile. Aga millised need andmesubjektide või siis tegelikult niimoodi lihtsamalt öeldes inimeste huvid, kelle isikuandmeid töödeldakse, et milliseid huvisid seal kaaluma peaks? Et ma arvan, et praktikas väga palju probleemi sellega ei ole, et ettevõtte enda mingid huvid suudab kirja panna, aga et võib-olla mõnikord ei kirjeldata nii täpselt ära, et mis huvisid siis nendel isikutel olla võivad. Ma võib-olla siinkohal ennem, kui me liigume nende andmesubjektide huvide juurde, ma tahtsin seda natuke veel vahele rääkida sellest asjast, et ka nüüd see andmetöötleja huvid, eks ole, hästi oluline on see, et need ei tohi olla hüpoteetilised ega teoreetiliselt tulevikus võib olla tekkivad mingid olukorrad. Ja samamoodi, mida on hästi oluline rõhutada, et need huvid saavad olla ainult seaduslikud, ehk see eesmärk ei tohi olla saavutada mingi ebaseaduslik tulemus näiteks. Ja võib-olla, millest siin veel korra rääkida, on see, et ennem kui ka hakatakse hindama, mis on andmesubjekti huvid, peaks kindlasti läbi mõtlema selle, et kas see isikuandmete töötlemine nende andmetöötleja huvide või eesmärkide saavutamiseks ka sellisel kujul on ilmtingimata üldse vajalik. Ja Euroopa Kohus on nüüd siin eelmise aasta oktoobris teinud ühe lahendi, kus ta veel kord rõhutab seda, et tuleb läbi viia range vajalikkuse kontroll. Ehk sa pead suutma ikkagi andmetöötlejana tõendada, et jah, minu seda huvi on võimalik teostada ainult neid andmeid töödeldes ja mingeid muid lahendusi ei ole. Ma võib-olla paari sõnaga räägiks veel sellest kaasusest, see oli selles mõttes hästi huvitav kaasus, kus siis Madalmaades üks tennise alaliit edastas oma liikmete andmeid oma sponsoritele. Ja üks nendest sponsoritest juhtus siis olema üks väga suur hasartmängu ettevõtja. Ja see hasartmängu ettevõtja siis kasutas neid isikuandmeid oma kampaania tegemises. Ja siin siis Euroopa Kohus analüüsis seda olukorda ja jõudis isegi sellisele järeldusele, et tegelikult arvestades, mis sorti andmetöötlusega oli tegemist, arvestades sellega, et andmesubjektidele võib sealt tekkida võib-olla selline suurem riive või kahju, sest nagu me teame, siis hasartmäng on sõltuvust tekitav, võib olla sõltuvust tekitav. Ehk ja sellel tennise alaliidul oli ka tegelikult olemas ju otsekontakt nende andmesubjektidega, keda andmeid edastati, et siis oleks tulnud teha seda hoopis nõusoleku alusel, et küsida siis oma nendelt liikmetelt nõusolekut, kas nad on nõus, et sellel eesmärgil edastatakse nende andmeid ja nad hakkavad selliseid pakkumisi saama. Et see oleks siis võimaldanud andmesubjektidel paremini säilitada kontrolli selles olukorras oma andmete ja õiguste üle, et see on selles mõttes huvitav kaasus, et kellel on rohkem huvi, siis soovitan lugeda. Ja tegelikult sarnaseid näiteid on toodud ka siis nii-öelda nendest suunistes õigustatud huvi kohta, mis küll oli avalik konsultatsioon on nüüdseks lõppenud, aga neid päris vastu veel pole võetud, aga samas inglise keeles versioonis need on juba avalikult ka leitavad, et siis seal samamoodi tegelikult on toodud väga häid näiteid ka selle kohta, et mis see ebamäärane huvi on, et kui näiteks naabrivalveorganisatsioon otsustab ühiskonna hüvanguks paigaldada mingeid kaameraid, et siis see on ilmselgelt ebamäärane huvi, et ei põhjenda ära, miks neid kaameraid on vaja paigaldada. Või siis teine näide oli seal selle kohta, et kui soovitakse hakata mingit kliendibaasi looma uue ajakirja jaoks, et siis saaks neile seda otseturustust saata või mis iganes, et aga tegelikult reaalselt veel nagu protsessi ei käi, et seda ajakirja keegi hakkaks looma, et siis samamoodi, et nii igaks juhuks tuleviku tarbeks ei saa koguda.
aga ma tuleks võib-olla sellele vastutava töötleja huvide juurde tagasi, et üks oluline aspekt, mida võiks nagu siin mainida, et need huvid peavad olema ka tõendatud, ei piisa ainult sellest, et sa hoolikalt mõtled läbi ja paned kirja, et mis need siis need minu huvid või õigused on, aga kui nad ei ole tõendatavad, siis ei peaks ikkagi üldse alustama selle õigustatud huviga. Et näiteks kui andmeid töödeldakse varakaitse turvalisuse eesmärgil, siis tulebki välja tuua need konkreetsed näited või statistikud, piirkonna statistikat, analüüsi või mingid muud asjaolud, mis tõendaks juba konkreetselt seda ohtu. Samas see võib-olla ei tähenda siiski, et vähem veenvad huvid ei võiks vahel olla kaalukamad, kõik oleneb, kui suurt mõju avaldab saanud töötlus ikkagi andmesubjektile. Et mida riivam on andmesubjektile, siis tegelikult seda rohkem tuleb ka kaaluda, on ju. Aga kui ikkagi nüüd jälle tulla tagasi selle, et nii-öelda need andmesubjektid, et need isikute õigused, et aga mida siis seal nii-öelda üldse analüüsida tuleb, et kuidas, et ma saaksin seda tasakaalustamist üldse läbi viia, et mida ma arvestama pean siis nende inimeste puhul seda? Arvesse tuleb võtta kõik olemasolevad huvid, nii negatiivsed kui positiivsed. Kausile tuleb panna kõik need tagajärjed, mida võib töötlemine isiku kaasa tuua, näiteks diskrimineerimise, maine kahjustamise, negatiivse otsustuse, näitena võib tuua krediidiotsuse näiteks. Sama huvi ja õigus tähendab ka oma isikuandmete üle kontrolli kaotamist, ja emotsionaalset mõju ka loomulikult. Ja isegi kui isik on käitunud ennast ebaseaduslikult ja see ei tähenda, et tema huvi on vähem kaalukam kui seaduskuuleka inimese käitumine, näiteks kui toome välja vargused poodides, siis ikkagi isikute piltide või nende aadressite panek ei ole ikkagi nii kaalukas ja võib-olla isegi korteriühistutes trepikotta võlglaste nimekirja riputamine ka tegelikult riivab korteri omaniku või võlglaste õigusi ülemäära. Siin ilmselt tuleks ka mõelda selle peale, mis tegelikult ka Jaana juba välja tõi, et kelle isikuandmeid ka töödeldakse, et on lapsed, töösuhetes töötaja, kes on jälle nõrgemal positsioonil või on mingil muul viisil ühiskonnas sellised haavatavad inimesed, et võib-olla neil on, ma ei tea, mõni erivajadus, mis iganes, aga et kõik selline info, et kui nemad justkui ka ennast vähem kaitsta suudavad, et siis tegelikult seda peaks ka arvestama. Aki ise andis muidu ka õigustatud huvi juhendi välja tegelikult juba 2020. aastal. Ja ma korra juba mainisin ka neid siis andmekaitse nõukogu selliseid suuniseid, mis siis veel on nii-öelda valmimas, on ju päris tempel peale ei ole pandud ja nendes mõlemas on ka seda 3-astmelist hindamist tegelikult sisuliselt käsitletud, et aga kui nüüd keegi tunneb huvi nende suuniste vastu just, siis et mida sealt võiks vaadata või mis on seal selline, mis on kuidagi kas siis natukene uuem või mida seal on rohkem käsitletud, kui varem ei ole? Jah, et midagi väga revolutsioonilist nendes uutes suunistes ei ole. Selles mõttes, et need üldprintsiibid ja põhimõtted on ikkagi jäänud läbi aegade samaks ja need on ka kajastatud siis AKI juhistes. Nüüd seal on täiendavalt selgitatud siis, nagu ma juba mainisin, laste erilist kaitset. Lisaks on seal toodud siis selliseid praktilisi nõuandeid, et kuidas teatud juhtudel siis seda mõju hinnata teatud valdkondades. Siit näiteks võib tulla pettuste ennetamine, infoturve, mis käisid meil siit ka varem juba läbi. Ja lisaks võib-olla, mis on selline uuem osa, et need suunised
käsitlevad väga detailselt seda, mida tuleks arvesse võtta, kui hinnatakse andmesubjektide mõistlikke ootusi. Et huvidest juba Ekaterina rääkis, aga lisaks tulevad juurde andmesubjektide mõistlikud ootused. Ja sellega mina väga soovitan tutvuda kõikidel, kes hakkavad neid huvisid hindama. Kas sul on ka endal mõni näide näiteks tuua selle mõistlike ootuste kohta, et millal on näiteks öeldud, et aga vot siin ei arvestatud kuidagi inimeste mõistlikke ootuseid või kas Ekateriinal või mis olukorras see võib tulla kõne alla, et inimeste neid nagu mõistlikke ootuseid pole arvestatud, et ilmselt siis, kui hakatakse midagi väga teistsugust isikuandmetega tegema, kui need algselt näiteks koguti. No näiteks Euroopa kohus on nüüd, ma mäletan, milline see kaasus oli, kas see oli äkki Meta versus Bundeskamme kartellamt, vabandust. Minu meelest on just seal on kohus näiteks ütelnud seda, et see, et inimene kasutab tasuta sotsiaalmeedia platvormi, ei tähenda seda, et kehtib eeldus, et inimene mõistlikult eeldab ja ootab, et tema isikuandmeid töödeldakse siis selle sihistatud reklaami eesmärgil, et seal on näiteks kohus toonud sellise näite, et see, et me lihtsalt kasutame mingit platvormi, sellest ei piisa selleks eelduseks. Ehk siis õigustatud huvile tugineda ei saa ja seda saaks siis ilmselt näiteks nõusolek alusel teha, on ju? Jah. No, hästi oluline teema praegu ja aktuaalne on tehisintellekt ja tegelikult tavainimesele võib-olla ei pruugi ettenähtav olla, aga kui ta näiteks mingit sotsmeediat kasutab, et tema need andmeid või mingid tema sõnumid või mingid pildid kasutatakse näiteks tehisintellekti treenimiseks. Ehk siis selline teema võib ka kõne alla tulla. See on väga hea näide. Aga millised need tüüpilisemad vead siis on, mida selles analüüsis tehakse? Tegelikult ju, nagu ma ka saate alguses ütlesin, sellele õigustatud huvile erasektoris tuginetakse päris palju isikuandmete töötlemisel. Need analüüsid menetluste käigus jõuavad ka Andmekaitse Inspektsiooni lauale, et mida me siis enamasti märkame seal, et mis vajaka jääb? Tüüpiline viga ongi see, et andmetöötleja tihtipeale jätab selle teist poolt kõrvale ja kõige suurem eksimuste osakaal võib-olla praegu kaameratega andmete töötlemisel kaubanduses ja töösuhetes. Lihtne näide, et kui mingi kaubanduskett kasutabki oma kaameraid tööprotsesside hindamiseks või töö kvaliteeti nagu parendamiseks, et jäetakse kõrvale oma enda töötajad ja tegelikult need töötajad jäävadki terve päeva jooksul sinna kaamera vaate välja ja on võimalik ka neid jälgida ja nii tohiks tegelikult teha, et see õigustatud huvi ei ole ülekaalukas. Ja võib-olla tüüpilisemad liiga laiad või mingid olematud huvid, mida praktikas on kohata ka, et kui andmetöötleja õigustab ennast äritegevuses usaldusväärse või tervikliku portaali pidamisega, et mõistlikule inimesele on ikkagi see liiga lai ja üldsõnaline, et peaks konkreetsemaks minema ja oma huvi konkreetselt selgelt välja tooma. Ja kusjuures rõhutakse, et andmetöötleja võiks olla ausam ja ausalt välja öelda, et mis tema tegelikult huvi on. Ja on kohati olnud ka näiteks kaameratega testostu soorituse kontrolli. Ja siin on leidnud ka liiga riivav oma töötajatele ja kusjuures ka kolmandatele isikutele, kes seda testostu sooritab. Ja videovalve helifunktsiooniga töötajate enesearengu võimaldamise eesmärk on ka kohanud oma praktikas kaameratega IT-funktsionaalsuse kontrolli, näiteks tehniku töö hõlbustamiseks, kui kaameralt jälgitakse, kui midagi on rikke läinud, et tehnikud kuidagi juhendada. Ja
hästi levinud praegu sotsiaalmeedias erinevate võlglaste, petturite või liikluseeskirjade rikkujate postitamine eesmärgiga muuta oma maailma paremaks. Ja siit tuleb ka mingi piire tõmmata, et igaüht ei saa niimoodi avalikustada, isegi kui ta on seadust rikkunud. Et siin on toodud näited väga tõstatavadki seda küsimust, et kui palju on see sobiv ja vajalik eesmärgi täitmiseks, et sa tõid ühe IT sellise näite ka, et mulle meenub isegi päriselt ühest enda käes olnud menetlusest, kus siis öeldi ka, et kaameraid kasutatakse selleks, et vaadata, et siis volitamatut juurdepääsu arvutile ei oleks, et siis siis mul nagu tekkis ka see küsimus, et kas tõesti seda õigustatud huvianalüüsi lugedes, et kas tõesti siis see kaamera on nüüd sobilik ja vajalik meede olukorras, kus meil tegelikult on erinevaid IT-lahendusi olemas, kuidas ma saaksin takistada siis volitamatut juurdepääsu arvutile. Et selline tundub nagu hästi võib-olla selline lihtne näide, aga täiesti menetluses olnud. Ehk siis ka Katariina, sa tõid välja, et see analüüs peab olema selline, et tasub aus olla, et võib-olla mõnikord ei taheta seal kirjeldada väga, mis see tegelik huvi on. Ta peab ka olema selline arusaadav, selge, aga kas see peab olema ka siis selles mõttes läbipaistev, et kas see peab ka avalikult kättesaadav olema või on see selline asutuse mingi või ettevõtte tähendab siis sisene dokument? Analüüs ei peaks olema tervikuna avalikult kättesaada, sellist otsest kohustust ei ole, aga kuid inimesele peaks selle olemasolu olema selge, nii kus ja kuidas ikkagi ta saab sellega tutvuda. Et teatavaks tegemise viisi võib-olla andmetöötleja otsustab ise, aga tagatud peab olema ikkagi andmesubjekti teadlikkus. Et mõnikord ka ettevõtted ütlevad, et ma ei taha seda õigustatud huvianalüüsi avalikustada, sellepärast, et mul on seal kirjas mingid turbemeetmed võib-olla, et seda, kuidas ma seda mõju vähendan või mis iganes, et nad ei taha väga seda avalikustada. Siin võib-olla jälle oleks paslik mainida seda suunist, millest me oleme täna palju rääkinud, et tegelikult ikkagi ka Euroopa Andmekaitse Nõukogu on jõudnud siis sellele seisukohale, et jah, et kuigi ütleme, seal andmekaitse tingimustes sa ei pea otse juurdepääsetavaks siis seda analüüsi tegema, võib-olla seal sa pead tooma sealt välja mingid elemendid, et inimene ikkagi saaks aru, et mis alusel ja siis kuidas tema isikuandmeid töödeldakse, aga seal peab olema info selle kohta, et tegelikult andmesubjektil on õigus seda küsida ja kui ta küsib, siis ta peab seda saama, sest vastasel juhul kuidas saab andmesubjekt oma õigusi teostada, kuidas ta saab vaadata, et kas see analüüs on ikkagi läbi viidud kõiki ka tema huve arvesse võtvalt. Ja kui ta leiab, et seal analüüsis on puudujääke, siis on tal ka alati võimalik pöörduda järelevalve asutuse poole oma õiguste teostamiseks. Et jah, see läbipaistvuse vaates see ikkagi on väga oluline, et andmesubjekt peab sellele juurde pääsema. Et jah, siis ilmselt seda võibki teha kas sellisel viisil, et mingid vajadusel tõesti, kui seal on sellised osad, mis võivad kedagi kahjustada, mõnikord on viidatud ärisaladusele, mõnikord viidatakse nende turvameetmetele, et siis võib-olla tõesti selle osa võib kinni katta või mis iganes kuidagi välja jätta, et aga selle põhianalüüsi võiks siis ikkagi inimene kätte saada. Võib-olla selline natukene huvitavam küsimus ka sulle, Jaana, et kuidas selle õigustatud huviga üldse selles mõttes on, et kas see käsitlus riikides selles mõttes on täiesti nagu samasugune, et näiteks kui tõesti on tegemist ka mõnes mõttes mingi piiriülese andmetöötlusega või mis iganes, või on see ka kuidagi erinevates riikides, et isikuandmete kaitse üldmäärus muidu ju ikkagi on niisugune Euroopas üldiselt kohalduv määrus? Kui me nüüd räägime Euroopa Andmekaitse Nõukogu suunistes, siis need ikkagi peegeldavad väga selgelt
kõikide siis Euroopa Liidu andmekaitseasutuste ja ka Euroopa majanduspiirkonna, ehk siis siia tuleb juurde Norra, Liechtenstein ja Island. Ja siis veel ka Euroopa andmekaitse järelevaataja, kes siis kontrollib Euroopa Liidu institutsioonide andmetöötlust. Kõikide nende järelevalveasutuste seisukohta. Ehk siis ikkagi see, mis on suunistes peegeldatud, see on see, millest me saame kõik ühtemoodi aru. Nüüd loomulikult, kui me vaatame laiemalt, vaatame Eestit, vaatame Euroopat, siis mulle alati meeldib öelda, et kui sul on ruumis 3 juristi, sa saad vähemalt 5 erinevat arvamust ühele küsimusele. Ja loomulikult Euroopas laiemas pildis on erinevaid arutelusid, on erinevaid seisukohti. Ja mis tuli välja ka nüüd sellest avalikust konsultatsioonist, mis eelmise aasta lõpus oli siis õigustatud huvi suuniste esimesele versioonile, siis need arvamused on ka seinast seina. On neid, kes arvavad, et Euroopa Andmekaitse Nõukogu on olnud võib-olla mingites osades liiga range, eriti näiteks mis puudutab siis andmesubjektide mõistlikke ootusi ja siis kohustust avaldada andmesubjektidele õigustatud huvi analüüs, eks ole, mitte kõik ei ole nõus, et seda peaks niimoodi tegema, IKÜM seda nõuab. Aga on ka neid, kes võib-olla seal teisel äärel ütlevad hoopis seda, et õigustatud huvi peaks üldse olema kõige viimane õiguslik alus, mida kasutada, et kui mitte midagi muud ei ole. Samas selles osas on ka Euroopa Kohus ju olnud minu suhteliselt konkreetne, et ei ole mingeid hierarhiaid erinevate õiguslike aluste vahel. Et eks see debatt, avalik debatt kindlasti jätkub, aga see, mida me suunistest loeme, ikkagi peegeldab seda üldist andmekaitseasutuste arusaama tõlgendamisest. Ja ma tahaksin veel lisada siia juurde teema jätkuks, et tegelikult kui me räägime teistest riikidest ja ka Eestist, et miks see õigustatud huvi ongi pigem üksikjuhtumi või mingi andmetöötluse põhine konkreetses olukorras, konkreetses riigis, sest me kõik teame, et riigid on erinevad kultuurid, erinev ajalugu, usuveendumused ja nii edasi, et kõik see tegelikult väga mõjutab need õigustatud huvi hindamist ka. Võib-olla enne, kui me täiesti jälle lõpetame peame, siis korra puudutas ka seda teemat, et millal siis ja kas seda analüüsi ikkagi ka uuendama peaks või täiendama peaks, et hästi palju siin ka eelnevates osades on tulnud teemaks see, et need dokumendid peaksid olema just ikkagi elavad dokumendid, aga kas on praktiliselt tuua mingeid selliseid näiteid, millal ettevõte peaks mõtlema, et okei, ma 3 aastat tagasi mingi protsessi osas selle õigustatud huvi analüüsi tegin ära, aga nüüd ma äkki peaksin kas siis seda uuesti vaatama, uuendama või kuidagi täiendama ja selle tasakaalustamise uuesti läbi viima? Esiteks peaks uuesti vaatama sinna sisse siis, kui andmetöötlejal endal muutub andmetöötluse eesmärk või mingid asjaolud, huvid. Siit juba tegelikult järeldubki, et see on elav protsess ja muutumisel tuleb uuesti kõik läbi viia, uuesti hinnata ja teiseks arvestada tuleb andmesubjekti enda õigusega vaielda sellele andmetöötlusele vastu. Et kui andmesubjekti vastuväide tuleb, siis peabki andmetöötleja läbi viima õigustatud huvi analüüsi ja hindamise, võttes arvesse just konkreetsed isikud, konkreetset olukorda, ning tõendamiskoormus tegelikult lasub siin andmetöötlejal, ta peabki tõendama, et tal andmetöötluse jätkamiseks on konkreetne õiguspärane ja põhjendatud mõjuv põhjus. Ning ma näitena võib-olla tooksin välja maksejärjeregistrid, kes töötleb võlaandmeid ja edastab need õigustatud huvi alusel päringu teinud krediidiasutusele, et nad saaksid hinnata enne laenulepingu sõlmimist isiku krediidivõimelisust. Registril on üldiselt läbi viidud üldine õigustatud huvi analüüs ja siis, kui nad saavad võlgniku vastuväite maksejärje avaldamise
peale, et siis tegelikult register peakski hindama uuesti konkreetsest võlgnikust lähtuvalt, kas maksehäire edastamine ja töötlemine oma portaalis ikkagi õigustatud. Ja siia mängu ju tulevad konkreetsed elulised asjaolud, mis puudutavad konkreetset võlgnikku. Eks see võlgnik siis peaks ka ise kirjeldama neid, et kuidas see tema jaoks siis ikkagi üleli ja riivav on ilmselt see avaldamine? Ja loomulikult, et siis andmesubjekt, kes esitabki selle vastuväide, peabki tooma välja oma need elulised asjaolud, aga tahaks rõhutada, tegelikult andmetöötlejal on ka kaasaaitamiskohustused ja uurimiskohustused, kui andmesubjekt isegi ei tea, mida ta peab kirjeldama ja kuidas kirjeldama, millised tõendid esitama, siis tegelikult andmetöötleja peaks kaasa aitama ja selgitama. Ma võib-olla veel rõhutaksin veel üle selle, et eriti Katariina viitas, et kui mingid andmetöötluse asjaolud muutuvad, et minu arust üks oluline võib-olla, mida võiks eraldi välja tuua, on see, et kui näiteks töödeldavate andmete koosseis muutub, et näiteks andmeid tuleb juurde ja miks võib-olla on seda oluline siin rõhutada, minu meelest on see, et kui me räägime seda, et kohus ütles, et tuleb läbi viia range vajalikkuse kontroll, siis see ju tähendab ka seda, et kui andmekoosseis läheb veel vastupidi suuremaks, eks ole, et siis sa pead seda uuesti hindama, et kas nüüd need lisanduvad andmed on ka ikkagi rangelt vajalikud. Ja samas võib-olla ka, kui on mingid sellised suured tehnoloogilised või organisatoorsed mingid muudatused, et võib-olla hoopis võtab hoopis teise mingi platvormi kasutusele või mis iganes, et siis samamoodi peaksin jälle nagu hindama, et kas see turvalisuse tase on näiteks tegelikult sama seal on ju, mis ma algses õigustatud huvianalüüsis ütlesin. Aga mulle tundub, et tegelikult saime päris mitu sellist tähtsat nüanssi üle käidud, et ma ei tea, enne kui me lõpetame, kas teil on kummalgi midagi veel soovitada, rõhutada? Ma ikka veel kord rõhutaks, et andmetöötleja peaks ikkagi astuma ka andmesubjekti kingadesse, kas ta ikka tahab ise, et temaga käituks samamoodi, nagu tema käitub. Ja siis sealt võib-olla nagu see hindamine jookseks kuidagi kergemini. Ja võib-olla mina ütleks siis veel nende Euroopa Andmekaitse Nõukogu suuniste kohta, et nüüd, kus avalik konsultatsioon on läbi, hetkel siis Euroopa Andmekaitse Nõukogu vaatab neid läbi, vaatab, mis sisend tuli avalikus konsultatsioonis, kuna seal tuli minu meelest üle 80 erineva arvamuse, siis see võtab natukene aega. Ja peale seda siis, kui tehakse mingeid muudatusi, kinnitatakse need uuesti ära ja siis on meil selline lõplik versioon. Hetkel, kes tahab lugeda, on see kättesaadav inglise keeles. Kui meil on lõplik versioon, siis kunagi saab see olema kättesaadav ka eesti keeles, aga natukene on vaja siia veel kannatust varuda. Ja. Et aga niipea kui see dokument valmima peaks ja ka eesti keeles, siis Andmekaitse Inspektsioon ka kindlasti annab sellest märku enda kanalites. Aga mina tänan teid, oli jälle taas kord väga põnev saade ja jutuajamine ja järgmisel korral on siis juba uus põnev teema ja seniks peatse kuulmiseni.